Tere, hea kuulaja, tere Anu, tere Reelika. Tere, tere. Meil on täna siis jälle selline teistmoodi episood, et need, kes meid vaatavad YouTube'ist või kuskil videokanalist, siis saavad näha, et me oleme jälle stuudios. Eelmine kord me olime stuudios vist 2 või 3 osa tagasi Imbi Pajuga ja nüüd me oleme Anu Tähemaaga siin koos. 162. episood siis juhtimine juhtimiseta podcastist ja kui sa oled harjunud meid vaatama ja kuulama Spotify's, siis piilu YouTube'i ka vahepeal, et siis näed, millised me välja näeme. Täna ma käisin ühel koolitusel ja üks inimene oli seal koolitusgrupis, kes on meie regulaarne kuulaja ja siis ta ei olnud mind niimoodi näinud ja siis tal oli see raadio error, et niimoodi pilt ja nägu ei läinud niimoodi kokku. et siis selleks, et sul seda errorit ühel hetkel tekiks, siis sa võid meid siis vaadata YouTube'ist ka. Aga Anu on meil siis täna külaline. Anu Tähemaa on siis corporate maestro ja minu õpetaja Anu juures mina olen õppinud Kuldsuude mentorlusprogrammis vist 9 kuud või rohkem on see. No jah, ütleme, kui oli tubli iseseisev töö, siis ikkagi 10. Jah, 10 kuud olen õppinud siis rääkima, kõnelema, esinema, oma sõnumit selgemalt rääkima ja siis sealt tekkiski mõte, et kutsuks Anu siia podcasti, sest et juhtimises ja organisatsiooni töös on see üks väga oluline asi, et inimesed oskaksid oma sõnumit väljendada, oskaks ennast arusaadavaks teha teistele inimestele ja oskaks ka emotsiooni sellesse kõike tuua, mitte lihtsalt, et mitte ei saada meili, vaid loeme selle meili ette, vaid sinna tuleks ka mingisugune muu väärtus juurde. Ja kui ma Reelikaga jagasin seda mõtet, siis Reelika ütles, et vau, äge, muidugi räägime esinemisest ja kõnelemisest ja sõnumi selgusest ja kõigest muust. Ja see võib-olla põhipoint on selles, mis minu kogemuses on, et väga sageli inimesed kardavad tegelikult rääkida ja tegelikult on selleks olemas täiesti treenerid, Kuldsuu nimetusega, et kindlasti see, kes tunneb, et ta ei oska või ei julge või ei taha, siis võiks ju täna saada siit sellest meie vestlusest võib-olla head tõuget ja väestust, et teha enda jaoks midagi sellist head. Aitäh teile mind kutsumast. Mul on väga mõnus siin stuudios olla, sest mis saaks olla parem kui ühel ilusal õhtul 2 targa inimesega juttu rääkida. Juba väga ilusad sõnad. Aitäh. Ja sa oled sinu kodulehekül, kui me kohe siin selle sinu tutvustuse ära teeme, on corporatemaestro.com ehk et corporate maestro, siis selline korporatiivdirigent. Räägi sellest. Räägingi seda nii-öelda nimetus sai otsitud päris pikka aega. Ma läksin õppima Torontosse avalikku esinemist. Vaat see tundus nagu, et nii kaua oled juba rääkinud, endal tundub juba, et oskad päris hästi ja siis, kui lähed õppima, saad aru, et taevas on väga kaugel. Ja siis selgus, et maailmas on kõnelejad kõik kuidagimoodi ära jagatud kusagile mingitesse erinevatesse sektoritesse. Sa pead väga täpselt teadma, kes sa oled ja kellele sa räägid. Sest rääkida me võime ju kõigest ja kõike, aga siiski, kui sa lähed juba kuskile kataloogi, sa pead olema keegi kuidagi moodi ja bränding on see, millest ei saa üle ega ümber. Ja küll ma mõtlesin, ma arvasin, et mul on väga keeruline leida midagi, mis seob minu eelnevat tegevust ja seda, mida ma täna teen. Ja lõpuks, kui me tegime pikad analüüsid, siis ma olen olnud ju terve elu laval. Ma olen õpetanud üle 35 aasta. Ja ma olen olnud laval väga erinevates rollides. Ma olen see, kes ise on esinenud, on see, kes on olnud dirigendi rollis, on see, kes kedagi teist on treeninud, olen moderaatoreid juhendanud, inimesi televisiooni ja nii edasi, pluss andnud ka veel lava artistidele. Ehk mulle kuulub 2 festivali. Ja olen olnud erinevaid festivale niimoodi juhatamas, nii et see ongi, et kui ma lõpuks võtsin ühendust nende inimestega, kes on meil lavastajad ja teevad ka sarnast asja, et aru saada, kus on see erilisus, siis selguski, et need inimesed, kes meil on lavastajad, nad hea meelega ei taha tegeleda tavalise inimesega. Ja mul oli vastupidi, kuigi mul oli töökoht juba Rahvusoper Estonias ja ma olen teinud väga suuri nii-öelda ettevõtmisi ja muusikalises mõttes samamoodi väga hästi juba nagu töötasin ennast ülesse, aga mina ei tahtnud olla see esineja, nagu see, kes, nagu minu jaoks oli see töö inimestega nii põnev, just selles proovisaalis ja see, kuidas sa näed, kuidas nad avanevad. Ja siis ma leidsin, et täpselt minu eelnevad kogemused muusikuna, lavastajana,
koolitajana, nüüd on just see, et ma lähen sinna korporatsiooni nende inimestega, kes pole elus mitte kunagi selliseid asju teinud, kellele tundub hääle lahti laulmine täiesti tobe tegevus või mis asja me hakkame ennast siin liigutama, aga kõik need näitlejad, et kiiremini jõuda sellesse faasi, kus sa oled võimeline ära tegema kas filmis või teatrilaval või reklaamis väga lühikese ajaga ennast kokku võtma, olema väga selge, see on kõik väga suur treening. Ja mina avastasingi selle, et nii tore on näha, sest inimesed ütlevad, et nemad ei ole kunagi neid asju teinud ja nad ei oskagi seda teha, aga ma näen, kui palju rõõmu toob selline tegevus näiteks organisatsiooni, kui ma lähen, võtan kõik oma 30 trummi ja me teeme kommunikatsiooni töötoa läbi kogemuse, mitte et ma ainult ei räägi, mida võiks teha, vaid nad kogevad, mis on see tunne, kui nagu veel väga hästi ei ole kindlal tasapinnal, ikka oled õrnal jääl ja siis, kui sa oled läbi teinud kõik selle asja, siis sa saad aru, millest me räägime. Ja sellepärast ma olen ka praegu ennast rohkem nagu häälestanud nende inimeste treenimisele, kes juba on head tegijad. Sest kui ma võtan päris algaja, siis ma leian, et minu tunnihind on talle liiga kallis. Ta ei saa sealt kätte seda, mida ma talle pakun. Aga kui ta juba on minuga tööd teinud, mingi paari kuu jagu, et siis on juba see aeg, kus me läheme üks ühele, kus me hakkame rääkima asjadest, sest siis me oleme enam-vähem ühel lainel. Ja mul on nii põnev näha, kuidas meil on nii suur potentsiaal ja ma näen, kuidas Eestis on nii palju inimesi, kes võiks maailmas teha suuri asju, aga kommunikatsioon või siis see suhtlemise viis või teadmatus hoiab tagasi. Ja selleks ma teengi seda, mida ma teen ja mul on nagu, ma olen avastanud eriti viimaste kuude jooksul, et mul on mingid oskused, mida teistel ei ole ja meil kõigil on mingid oskused, mida teistel ei ole. Ja mina olengi võimendaja. Ma võtan materjali ja koostöös läbi psühholoogia, läbi harjutuste, läbi treeningute, nad on nagu teemandid. Säravad täiega. Nii et vahest mul endalgi nagu Ivar siin on mõnel korral täiesti sõna võtnud niimoodi, et nagu enam paremini ei saa. Ja siis ta ei mäleta, mis ta rääkis. On olnud selliseid situatsioone Anuga koos olles ja ma hakkasin praegu mõtlema lihtsalt selle peale, et kui sa ütlesid, et kuidas seda sõnumit jagada, et hästi palju räägitakse, et kuidas ma pean ikka reelsi või postitust ja midagi tegema, aga me räägime sellest nagu juhist või sellist enesejuhtimisest huvitatud inimesest, kes meie selline peamine kuulaja on, siis juhid ju kõik räägivad inimestega nii üks ühele, seal peab olema mõjus nii laval, kuskil koosoleku ees, ehk sa pead seal suutma oma sõnumit kohale viia selliselt, et sa oled selle läbi mõelnud, mitte ainult mida sa öelda tahad, vaid ka kuidas sa oled öelda seda tahad. Ma mäletan, kui ma sinu programmi tulin, siis ma sattusin ühele koolitusele, mida ma arvasin, et ma lähen tegema koolitust ja telliski minu käest koolitust. Siis ma läksin sinna koolituse lavale ja ma sain aru, et see on konverentsi esinemine, mitte koolitus. Ja need trikid ei tööta, kuidas kaasata inimesi, kuidas neid panna rääkima ja nii edasi, siis ma sain aru, et mul on midagi vaja. Õnneks ma Anust juba teadsin enne ja see on hoopis teistsugused tehnika, kui sa räägid laval, kus sa ei saa inimesi niimoodi kaasa, kus nad ei tule niimoodi kaasa, sest et esiteks sul on prožektorid näos või sul on lihtsalt nii palju inimesi. Nii et eelmine nädal me rääkisime või üle-eelmine nädal üldse sellest programmist omavahel ja siis kuidagi mulle tuli selline sõnum, et sellist esinemist ja teadlikku kõnelemist peaks õppima need, kes arvavad, et nad seda õppima ei pea. Sest et see enesekindlus sellest, et mis ma oskan ju rääkida, mul on ju hääl tuleb välja, ma olen rääkinud ja öelnud midagi ja siis, kui ma hakkan seda vaatama või kuulama, mida ma ütlen, kui mõnikord vaatame ka enda podcasti episoodi või kui mina vaatan, siis mõtlen, jumal küll, nii uduselt, niimoodi võib nagu häguda või kui neid seda reelsi lõigata sinna sotsiaalmeediasse, siis vaatad, et siukest juttu ajab, et nagu ei ole lihtsalt selgust, ei suuda inimene selge lausega öelda välja midagi. Aga seda ise ei märka, et sellepärast ongi sinusugused inimesi vaja, mulle tundub juhtude jaoks ka. Ja aitäh. Mul endal oli ka sama tunne, kui ma läksin õppima Torontosse. Et ja siis keegi ütles ka, et ega siis nagu rääkimist ei pea ju harjutama ja mina mõtlesin, kuidas see nii saab olla, et see mõtteviis on just selline, et kui näitlejad õpivad näitlejaks 4 aastat, nad elavad lavakunstikateedris. Kui muusikud, mis ajast hakkavad nad harjutama klaverit ja mis hetkest lubatakse neid publiku ette. Ja kuidas siis kõnelemisega teistmoodi on? Ja siis ma hakkasin märkama, et konverentsidel on suhteliselt nagu apaatne publik.
ja kui keegi, täpsemalt minu naaber, esitas mulle küsimuse, et mis sulle makstakse kõnelemise eest või? Sa saad öelda, et sa lähed konverentsile, seal tulevad inimesed, kes maksavad konverentsi eest ja sulle ka veel makstakse, et mis mõtted, ma räägin ju ka kogu aeg ja iga päev. Siis ongi, et rääkimisel on vahe, mida tehakse hästi palju, et ajatakse väga palju vahtu. Kogu aeg tulevad kiilmõtted, kogu aeg tulevad mingi, see lugu, teine lugu, kolmas lugu ja lõpuks, millest ma nüüd siis rääkisin, eks tegelikult, millest ma rääkisin, on ka üks võte konverentsipubliku äratamiseks, mitte sellepärast, et sa võib-olla ei mäleta, mis sa rääkisid, aga kui sa oled proff, et siis see on ka kaasamise viis, et üks asi võib muutuda teiseks, aga ütleme, nagu kõik õpetused, kõik nad liiguvad, ma kuulsin mingist podcastist, väga ilusti oli öeldud, et kõik õpetused aitavad jõuda segadusest selgusesse ja pinnapealsusest sügavusse ja ärevusest armastusse. Ja mulle väga meeldis see lause, sest selle taga on niivõrd palju ja sama on kõnelemisega. Peas võib olla asi nii selge, ma ju tean, millega ma tegelen. Ja kui siis keegi küsib selle lihtsa küsimuse, et millega sa tegeled, püha müristus, te ei kujuta ette, mis vastuseid inimesed annavad. See on kaugel sellest, millega nad tegelevad, kes ei ole sellega teadlikult tegelenud. Nii et ongi, et teadlikkus on oluline, pluss järjepidev praktika. Me oleme kõik harjumuste ohvrid, me räägime täpselt samamoodi, me räägime samu jutte, me käitume samamoodi, kuniks keegi ütleb sulle, kuule, aga sul on see võiks olla teistmoodi. Puhas teadmine meid ei aita, sest järgmises ärevushoos me võtame täpselt sama situatsiooni ja kordame kõiki vigu. Kui inimesed tulevad treeningule, siis mingi 6 aja pärast, ma ju tean, et ma räägin kogu aeg sama juttu. Ja siis 6 aja pärast tuleb see faas, kus ma ütlen, et sa tegid niimoodi ja sa jätsid selle tegemata, millest me rääkisime. Ei, ma tegin ju. Oma peas juba tehakse. Vaatame klippi, videot, selgub, et ikkagi ei teinud. Et näiteks mul oli viimane koolitus, oli avangukeskuses ja ütlen, et kui te tänasest mitte midagi muud ei õpi, siis ära kunagi hakka rääkima lugu. Täna ma räägin teile sellist lugu, kui ma lapsepõlves käisin seal, õppisin seda, kukkusin maha ja siis juhtus veel nii ja lõpuks oli nii. Et ärme niimoodi alusta lugu. Kui sa selle juba ära ütled, siis äkki mul tundub, et kuule, ma ei tahagi mingit sinu kalamehe juttu kuulata. See ei huvita mind üldse. Hakka nii, et see oleks põnev. Ja siis me tuleme, kõik on korra juba läbi harjutanud oma keskis ja tulevad järjest lavale. Täpselt selle algusega. Ja siis mõtlesin, nagu päriselt või? Ei, mis päriselt, see on minu lugu ju. Mõtlesin, päriselt sa hakkad jälle nii, nagu me rääkisime. Ja siis hakkavad kõik juba naerma. Sest harjumus on nii sees. Meil on koolis õpetatud kirjandeid kirjutama, kus on sissejuhatus. Ja lõpetus. Aga tänapäeva sissejuhatus meie uutes formaatides on hästi nagu kahtlane värk, sellepärast, et siis juba läheb minema inimese tähelepanu. Jah, et ma siin mõtlesin, et mis ma teile rääkima hakkan ja mõtlesin ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd hakkan teile siis seda rääkima. Et selliseid algused on väga palju ikkagi igapäeva koosolekutel ka. Koosolekutel, vaadake, mis sotsmeedias toimub. Ja võib-olla see on üks võib-olla selline minu, kuidas ma ütlen, kirg, mida ma alati tahan viia, mida ma ka oma koolitustel rääkinud, et harjutage just seda, kuidas ma ütlen, keskendumist, et mitte minna kaasa nende 3 sekundi reeglitega, et mida me siin ühiskonnas oleme praegu pidevalt loonud, et saada see kiire info kiirelt kätte, et vastupidi võtta see aega, et isegi tundub väga igav jutt, siis mine, sest et mõnikord selle igava jutu taga täpselt inimene ei oska kõneleda, aga seal on nagu nii ägedad pointid ja nii head õpetused, et võib-olla see on jällegi see teine pool, mida ma nagu näitan, et loogiline rääkida väga hästi ja osata seda kõike on super, aga ennast ise nagu õpetada ja hoida kuulamas ka igavat lugu ja leida sealt võlu on võib-olla see minu avastuse koht, et mida ma olen nagu märganud, et ma teen ise teadlikult, et sa päris kuuladki. See on väga hea, mida sa praegu just välja tood. Me pidasime Ivariga ilmselt silmas, ma ei tea, sa võid korrigeerida mind, et kui inimesed, kes lähevad esimest korda tegema oma laive või oma selliseid ülekandeid, et nagu tulin siin täna, mõtlesin, et räägin teile laivi ja mis ma siis teile täna räägin, see ei ole ju, et nagu, see ei ole kuidagi veel, see ei ole isegi mitte sissejuhatus, inimene, et ei tea, mis ta teeb, see on ebakindluse
nii-öelda endale kinnitamiseks, nagu oma hääle kuulamine, enda soendamine. Selle võib kõik enne ära teha, enne kui panna kaamera käima, sest siis hakkab tulema see asjalik jutt, jube kahju, kui sealt lõpust ei ole midagi kosta, eks ju. See on võib-olla see koht, mida mina kutsun mõtled kõva häälega. Just. Nüüd ma teen seda, vaata, et kuidas meil ju see peas ka lugu käib, on ju. Teatud eas tuleb väga kasuks, eriti kui sa hakkad minema kööki, unustad ära, mis tegema pidi. Siis on hea. Räägid kõva äärega, partner kuuleb ka, siis kuule, miks ma läksin? Ja. Mingis mõttes on see hea. Ma olen sellega, ma mäletan, kui ma Anu programmis olin, siis ma ikkagi enda sees võitlesin päris mõnda aega sellega, et mida oleme siin podcastis teinud 4 aastat, me ei valmistanud ette midagi. Me leppisime kokku 1 sekund enne salvestava nupu vajumist, mis on tänane teema. Ja nüüd sellest hooajast me oleme leppinud kokku vähemalt eelmisel või üle-eelmisel päeval teema ja siis valmistanud ette punktid, vähemalt mina olen ette valmistanud ja samamoodi ma näen, et sul on ka märkmed ees, on ju, mis on need põhipointid, mis sa tahad, et jääksid kõlama. Ja nüüd sellest hooajast me oleme ette valmistanud ja samas me oleme hästi palju saanud seda tagasisidet, et just see on selle podcasti võlu olnud. Eelmistel hooaegadel olid meil küll lühemad episoodid, 25 minutit, ehk et see kõik läheb sellises loomulikus voolamises. Ja ma arvasin, et see tehnika töötab ka konverentsi esinemisel. Aga pagan ei tööta. Ja nüüd me sellel hooajal valmistame ette teemat. Veel ei ole nii palju episoode olnud, et saaks võrrelda, kuidas on kuulajate tagasiside, kuidas on kuulatavus ja nii edasi, et ma ei tea, kumb on õige lahendus, et kui me räägime ka tööl, ütleme juhina, ma ju tean, ma lähen rääkima äritulemustest kuhugi, on ju. Jah, ma teen need slaidid valmis, aga tegelikult ma ju ei taha väga ette valmistada, ma ei taha jõulupidude kõnet väga ette valmistada, siis ta läheb selliselt tehislikult. Mõnikord on ju näha need esinejad, kes saad aru, et nad on õppinud ära ja siis neil läheb sassi midagi, siis nad hakkavad need märkmed otsima, nad ei mäleta enam, mis lauses oli, et kuidas seda vabadust oma esinemises, oma sõnumi selguses säilitada, aga samal ajal seda konkreetsust, ehk et see on, ma arvan, kõige suurem väljakutse minu jaoks. Ma arvan, et mina võtan seda nagu tänaseks nii, et see on olnud üks ilus tee ja mul on täna nagu meeldiv kuulata meie podcast'e ja alguse podcast'e ei olnud nii meeldiv. Ja ma arvan, et see on juba endale nagu märk, et see kvaliteet ja kõik on paranenud, et see sõnum tuleb paremini välja ja me jõuame kuhugile, on ju, ja see voolavus on nagu nii-öelda olemas, on ju, et mäletad meie algseid kõik need efektid nimetame nii, mis meil tekstis olid, et ma arvan, see oli vajalik, võib-olla see oli ka meie treening ja võib-olla ongi olnud täna Anul nii-öelda hea teha seda järgmist etappi siis, on ju, et sa oled olnud juba nii palju ka kõnes ja ettevalmistatud, on ju. Ettevalmistusega ma olen märganud, et on teatud natukene vildakad arusaamad. Mõne jaoks, kui öelda, et valmistame ette, see tähendab tema jaoks just nimelt seda, et kirjutan välja ja räägin sõna-sõnalt. Never. Ikkagi igal esinemisel tuleb olla kohal ja reageerida täpselt nii, nagu see situatsioon loob. Mina pean ettevalmistuse puhul silmas, et näiteks kui minna televisiooni, mille formaat on väga lühikene, sa pead teadma, miks sa sinna lähed. Sa pead ka teadma, et see on meelelahutus ja sa pead teadma, et sinu esinemise kvaliteedist, kui hästi sa esined, sõltub vaatajaskond ja selle saate nii-öelda edasine tulevik. Et ettevalmistus konverentsil, jah, võib teha slaide, hea, see aitab nagu püsida nii ajas kui, aga samas sa võid ka minna täiesti hoopis uue skeemiga, et sa tead, mis on su sõnum, sa tead, milliste lugudega sa emotsionaalset sõnumit toetad ja edasine on kõik nii, nagu on. Et sellega ei tohi nagu üle minna. Selline formaat, kus sa tõesti kirjutad kõik üles ja kus sa õpid niimoodi selle pähe, nagu see tunduks, et sa räägid esimest korda, on kõnekonkurss. See on see, kus on antud aeg ja iga sekund, mis sa sellest üle lähed, on miinus. Ja nüüd on, kas sa suudad selle kõne jooksul, mis on teatud aeg, kas on siis 2,5 minutit või 2 või 5 on suurematel nii-öelda, kui ma käisin Torontos selles Põhja-Ameerika suurimas kõnekonkursi finaalis, siis seal oli 5 minutit ja neil ei olnud elektroonilist kella.
nii et ja seal sa ei saa vahetada sõnu, kui sa ei ole valmis improviseerima, sest iga sõna tähendab midagi. Ja see oli nagu megatöö, ma arvan, et ma töötasin selle nimel pool aastat. Et nagu see saada niimoodi omale naha vahele ja ega ma ei olnud ikkagi hea. Ma valisin väga halva teema, et meie jaoks hästi oluline laulev revolutsioon, aga ma ei arvestanud tollel ajal seda, et kui ma lähen siit kontekstist välja, inimesse juurde, kes ei tea, mis asi on näiteks okupatsioon, mis riik üldse on Eesti, siis nagu 5 minutiga seda selgeks teha, see oli ikka päris korralik väljakutse. Aga ma vähemasti võtsin endale eeskujuks või sellise nagu mõtte eesmärgiks, et ma teen selle ära. Ma ei tule sealt nuttes lavalt tagasi, et seal oli juba nagu kogu tase on nii kõrge, et seal on ikkagi nagu kõik professionaalid, kes on nii-öelda inglise keelt rääkimas emakeelena. Nii et see on ainukene see, kus on ettevalmistus nii oluline ja ma töötasin 3 coachiga. Ja oli ka blackout'e ja nii edasi, et see on üli raske. Aga kui me räägime tava nii-öelda juhi tööst, siis see kindlasti ei ole õige tee. Kindlasti unustage ära. Hea ettevalmistus on siis, kui sul on eesmärk, mida ma tahtsin nagu rääkida. Ma vaatan läbi, kas mu koosolekul on balansis kõik nii-öelda osad, nagu see, millega me tegeleme, see, missugust infot ma tahan anda, kas ma tunnustan neid piisavalt, et ma ise tean, mida ma teen. See on ettevalmistus. Mitte see, et ma tulen kusagilt, pea on laiali, ütleme koosoleku ja need venivad. Koosolekul on kindel aeg, on tehtud eesmärk, on kindlad inimesed, sa pead teadma, kellega sa räägid ja siis, kui sa selle sõnumi tood, mida lühemalt, seda parem, seda efektiivsem on koosolek, sest juhina me juhime ju protsesse ja need inimesed on need, kes on see nii-öelda tarkvara, kes annab meile tagasi selle tulemuse, sest juhina sa ei saa ju kõike teada detailideni. Mulle tundub, et see ettevalmistamise koha pealt on see PowerPoint, mida mina väga vähe kasutan, sest et väga tihti PowerPointi kasutamine on niisugune no power, no point. Ehk et sa ei oska nagu, et ma olen väga vähe näinud neid inimesi, kes oskavad tõeliselt hästi PowerPointi kasutada selliselt, et ta toetaks su sõnumit. Ja siis see ettevalmistus on justkui nagu see sõnalt ette kirjutamine, mida sina praegu välja tõid, on siis see PowerPoint. Ja siis see PowerPoint hakkab juhtima mind, kes ma sõnumit esitan, kuigi hakkab juhtima seda, kes seda sõnumit kuulavad, ehk et me tuleme kokku, et vaadata Powerit ja pointi, kus seda ei ole. Ja mulle tundub, et organisatsioonides võiks aina rohkem sellest PowerPointist nagu eemale minna ja õppida seda, et kuidas ma panen sinna seinale midagi, mis mind toetaks, aga samal ajal ma saan aru, et minu märksõnad on ma ei tea, paberi peal või kuskil kirjas. Et see slaidide ase, mille peale ma jäin mõtlema praegu. Ja kui oluline üldse juhtidel on tegeleda sellega, sest et ma arvan, et enamik meie kuulajaid on ikkagi kogenud seda, et ma räägin, aga ikka midagi ei muutu. Ju siis see viis, kuidas sa räägid, ei ole selline, mis mõjuks inimestele. Ju seal ei ole emotsionaalset laengut, et ma võin 7 korda rääkida sellest asjast, aga midagi ei muutu. Aga tähendab, ma pean oma sõnumit kuidagi viimast. Konverentsil ma ei räägi 7 korda. Ma tahan ikkagi, et see jõuaks kohale 1 korraga. Nii on ja kui sa nüüd mäletad, siis me oleme teinud ka oma nii-öelda kohtumistel, kui kellelgi on mingisugune esinemine tulemas, siis tal on võimalus see teistele ette kanda. Ka niimoodi ootamatul moel, ka ilma ette valmistamata. Et ka lauldes mõnikord. Ka lauldes mõnikord. Ja siis on nii huvitav kuulata, kuidas need erinevad isiksuse tüübid võtavad vastu informatsiooni. Kas nad saavad aru, mille peale nad üldse mõtlema hakkavad, mis on need häirivad tegurid, mis võtavad tähelepanu näiteks ära. Ja seal on see võimalus, kus niimoodi ausalt saab öelda, et näe, kuule mul läks täiesti lappama, ma hakkasin hoopis mõtlema, mis ma õhtul süüa teen. Järelikult ei olnud mõjus, et see mõjusus, see selgus ja mõjusus käivad tavaliselt nagu koos. Ja võib-olla, miks pärast asjad ei juhtu ja juhid arvavad, et ta räägib kogu aeg sama juttu, ongi see, et kuulamine on puudu jäänud. Kuulamisoskusest hakkab tegelikult ju kõnelemine peale. Jah, see on üks ideaalne seisund, ma olen ka nagu mõelnud sellele, et juhina olla selles kohas, kus sind kuuldakse, jah. Et see võiks küll olla üks selline põhjus, miks ma võib-olla tahaks sukelduda ja saada miskit kõnelemise kunstist endale nagu nii-öelda siis tööriistakasti nimetame nii. Et me ei peaks tõesti jätkama selle 10 korda rääkimisega, vaid see selgus ja see selline mõju tuleks esimesest korrast. Võiks olla küll hea põhjus, miks õppida seda. Aga see tulebki sellest emotsioonist või? Et emotsioon jääb puudu või see siduv emotsioon jääb puudu?
emotsioon on üks asi, pluss ka see, et kas ta tajub nagu teiste inimeste, kus nad on praegu. Et juhina me peame nad kuidagimoodi nagu see atmosfääri loomine, eks ju, me peame kuidagimoodi nad käe kõrval võtma, et nüüd me oleme siin praegu selles hetkes tegemas just seda asja. Kas see pinnas üldse on valmis, et see seeme saaks sinna langeda? Jaa, pinnas võib-olla mõtleb, laps on kodus haige. Pinnas mõtleb, et oi, mul jäi nüüd tegemata. Kolmas mõtleb, et ma tulen siia koosolekule, mul on mingi töö tegemata, on, äkki ma saan vastu pead, on ju. Et juhi ülesanne on eelkõige nagu teraapias natukene, võtad nagu vastu selle seltskonna. No me räägime, me püüame alati paremuse poole, reaalne elu on juhtun ju ka inimene, eks ju, kogu aeg ei saa kõiki asju nagu mõelda, aga põhimõtteliselt see, mis sa ütlesid, on väga, väga õige, täpselt nii see ongi. Ja just nimelt, et see nii-öelda atmosfäär, et igast ühest meil sõltub see atmosfäär ja kas siis nüüd kas koosolekul need, kes laua taga kõik on, kas nad annavad endast midagi või nad lihtsalt on seal kui mööbel kuulaja, keegi nii-öelda järgmine teostav, kas tema nii-öelda mõtteid võetakse vastu, kuidas juht annab tagasisidet. See on samamoodi ju suhtlemine, eks ju. Ma ei räägiksin niivõrd palju juhi puhul esinemisest, sest siis on nagu see, et inimene mõtleb, et ma nüüd hakkan esinema ja siis läheb asi käest ära. Kõige parem on, kui sa esine üldse, kui sa oledki nii, nagu sa oled. Täpselt sellise nagu oled ja see on täiesti aktsepteeritav. Aga jah, kuula neid inimesi, vaata, kas nad on kaasas, kas nad on nagu mõttega kaasas. Tee vahepeal kontrollküsimusi, kas sa nagu näed, kuidas see läheb, kas nad said sellest aru, et me kappame oma teemaga nii eest ära, aga võib-olla need poole peal maha. Ja teevad näo nagu kuulavad, et meil oli ka sinuga üks ühine kogemus noorte ees rääkides, et noored näitavad ju kõik välja, kui asi on igav, siis teevadki sellise näo, et sure või ära, on ju. Aga täiskasvanud on õppinud juba varjama. Tegelikkuses teevad nad samad asja, on ju, et kuule, mine ära sealt lava pealt või sealt eest, eks ju, aga nad ei ütle, naeratavad ja kõigi aeg jookseb ja ma alati mõtlen, et kui läheb ka, ütleme, konverentsile esinema keegi, kes läheb spontaanselt esinema. Neid on väga vähe, kes suudavad spontaanse esinemisega olla täpselt ajas, võtta emotsionaalselt publik kaasa ja teha see asi nii, et see jääb inimestele une pealt meelde. Ja siis ma mõtlen, seal saalis on mingisugune 150 inimest, kõigi nende pool tundi on täiesti korstnas, nad ootavad igavusega, millal see asi ära lõpeb. Ja sellest tuleb ka konverentside maine. Et esinejaid tuleb valida, kes on natukene sellega vaeva näinud, sest see, mida sa mõtled, ei pruugi alati tulla välja nii, nagu sa tahad. Tuleb endal mingi närviplokk vahele või keegi hakkab lihtsalt segama seltskonnast, et see on ka, milleks saab olema valmis, et kuidas siis pareerida neid ütlusi, neid olemisi, kui sa näed, et seal on mingisugune külmkala on keskel ja tema mõjutab kõiki neid teisi. Et mida siis teha? Ma mäletan, kuidas meil oli metoodikas esimene selline suurem ehmatus, kui õppejõud võttis meid kõik kõrvale. Meil Muusikaakadeemias oli niimoodi, et meil oli alati hästi vähe. Et meil oli nagu nimetati lordide kasvatus, et näiteks erilatund, kus on dirigeerimine, oli minu jaoks õppejõud pluss 2 klaverimängijat. Ja siis see tund, millest ma nüüd räägin, metoodikatund, seal oli meid tubli 12. Ja mul oli tunne, et õppejõud ei tunne meid üldse ära, sest meid on liiga palju. Ma hiljem sattusin pedasse ja nägin, kuidas seal nagu sadadega manööverdatakse, aga meid oli hästi vähe. Ja siis õpetaja küsis, õigemini metoodik küsis. Me ei olnud kunagi veel läinud õpilaste ette, ta küsis, et mis te teete, kui õpilane teile näkku sülitab? Ja mõtlesin, et see ei ole võimalik. No see ei ole võimalik, on ju. Pärast lähed kooli, tööle kuskile ja saad tunda neid kogemusi ja siis tead, kui oluline on see ettevalmistus. Temal algas tema karjäär just nimelt sellega, et keegi gümnaasiumist sülitas lihtsalt näkku. See oli nüüd palju-palju aastaid tagasi, on ju. Ja siis me arutasime sel teemal, sest kui sa lähed alles nii-öelda noore inimesena või noore juhina, sa lähed inimeste ette, sa oled ju nii heatahtlik ju, kõik ju tahavad sama hästi kui sina ja kõik ju püüavad ja annavad parima. Tutkid nad sul annavad parimat, kui sa seda ei soodusta. Sa pead olema valmis nendest pisikeseks asjadeks ja sellepärast ongi need treeningud hästi head, sest see on nagu, see mõtteviis muutub ja väga sellest eelmised nädalad, kui ma tegin tagasiside küsitlusi kõnelemise teemal, siis väga palju ütlesid, et eneseareng on see, mis läbi kõnelemise on kõige olulisem. Mul on üks Šveitsist, üks tütarlaps, kes nüüd teisena sinna Torontosse jõudis Euroopast. Me kahekesi olemegi ja ta ütleb, et ta poleks iial arvanud, et ta inimesena muutub nii palju läbi seda kadalippu läbi tehes. Kui tugev ta nüüd on, et kui palju ta oskab juba ette näha ja me oleme rääkinud tihtipeale sellised mitmetasandilisest jälgimisoskusest,
kui me anname tagasisidet või kui me oleme äkki järgmised või et siis, kui me teeme treeningutes niimoodi, et keegi teeb mingisugust ülesannet, siis sa pead kogu aeg olema valmis, nägema aega, märkame siin, kuidas on läinud, kuidas keegi reageerib, kehakeel ütleb seda. See, et sa räägid oma sõnumit ja oled selles väga täpne, see on ainult tillukene osa sellest, mis see kõnelemine endast kujutab. Ma arvan ka, et see ruumitaju on niisugune, mida sa õpid ka nagu meilgi väljaõppes tegelikult coachingu või ka koolitajana oli ju samamoodi, sa jälgid detaile ja tunnetad ruumi ja temperatuuri ja kõike, ja see ongi põnev osa sellest kõigest, et ei ole kunagi üksluine, et ma lihtsalt ainult räägin, et kerge on ju ära kaotada ennast kõnesse ka, hakata ise oma kõne nautima, nimetame nii. Ja sa ütlesid väga hästi, et kõnelemine algab kuulamisest. Ehk et ka kuulamine ja mitte siis nagu füüsiliselt, mida keegi räägib, ka see, et sa tajud seda ruumi kui sellist ja neid inimesi selles ja kuidas nad vastu võtavad. Ja teine asi, mis ma jäin mõtlema praegu, et kõri on ju meie kehas üks kõige kitsam koht ja siin ühenduvad kaks asja, süda ja pea, ehk et see loogika ja selline sügav tunnetus maailmast ja südame-närvisüsteem on eraldi veel aju-närvisüsteemist ja kõik muu on ju, kui me räägime sest inimese toimimisest, ehk et kõri kaudu tuleb välja või selle hääle kaudu tuleb välja see minu väljendamine, kus saavadki kokku see süda ja pea. Ja kuidas panna seda selliselt kokku, et ta ei ole mitte ainult loogika, vaid peas, vaid ma tajun ka südame ja ma ei tea, sabakondini välja seda ruumi selles hetkes, kus ma olen ja kui palju need inimesed on üldse valmis praegu vastu võtma. Ja lisaks ka see, kui armuline on olnud looja sinu hääleregistri osas. Meestel on see eelis, et kui nemad pabistavad, siis suurt hääl ei muutu, nad suudavad ikka hingata kõhtu ja läbi kõhu tuleb selline toon, mis on kuulatav, mis tõttu ongi läbi aegade ju meesjuhid olnud justkui rohkem nagu austuses või nii edasi, sest naine, kui näeb närvi, siis tal tekib siin see plokk ja siis on see, kus sa oma sokid jälle pani, nagu tuleb see niisugune ebameeldiv toon. Mul oli üks klient, kes oli nagu nii tark, ta tegi nii vinget asja ja talle ei olnud loodus väga armuline olnud ja ta läheb nagu esinema ja ta hakkab rääkima ja kõik mõtlevad, millal see ükskord läbi saab. Ta pidi võtma lausa häälekooli, et lõdvestada ja õppida neid pingeid nagu maandama, et ta hääleregister oleks allpool ja ta õppis viima häält allapoole. Ta õppis korralikult hingama ja siis, kui ta ära unustas, siis ta läks kõnks jälle ülespoole. Ja jälle, kui siis nagu anti märku, siis ta suutis nagu tuua tagasi oma keha asendi ja tekitada häält niimoodi, et see on inimestele vastuvõetava. Nii et naistele siit väike nõuanne, et vastupidiselt sellele tundele, mis kehas karjub, tuleb ennast lõdvestada selleks, et oleks rohkem mõjusam. Ja mul on ka see turvalisuse koht, et sa tunned ennast kindlalt ja hästi, et see on nagu see põhiteema, et siis su hääl on ja kõik on niisugune nagu lõdvestunud, et ta tuleb palju selgem ja rahulikum välja. Just, aga mis siis, kui ei ole lõdvestunud? Mis siis, kui ongi raske situatsioon ja neid meil juhtidena on päris palju maandada? Et kuidas siis võtta see aeg ja hingata ja kõik need samad väga lihtsad, mida me ei tee, nagu ei tule pähe teha, aga see on kogemus. Mul endal olen küll pikalt rääkinud ja pikalt esinenud ja mul oli eelmisel laupäeval selline kogemus, kus meil oli Speaker Slami viimased nii-öelda tunnid, ma hakkan nüüd lõpetama seda kõnelejate akadeemiat ja ma olin valmis, et tuleb meie enda mentor ja siis on meil need tuttavad grupi, õed, vennad sealt küll erinevatest riikidest ja nii edasi. Aga vot ei olnud oma mentorit ja ei olnud ka kõik need tuttavad, vaid oli mingi segagrupp moodustatud. Me räägime siin turvalisest olemisest. Ja ma alati oma klientidele ütlen, et tõstke see käsi, ületage ennast selles, et julgege küsida see küsimus. Olge see, kes vabatahtlikult paneb ennast ebamugavasse olukorda, sest see kõik õpetab. Ja siis ma tegin nagu oma õpetuse järgi ja loomulikult ma olin ainus. Keegi teine ei tahtnud sõna võtta, ettevalmistus oli mingi paar minutit. Ja mäletan, et ma hakkasin rääkima ja ma tunnen juba, kuidas nagu hääl tõuseb üles ja hingamine nagu katkestub ja kuidas mul on pärast COVID-i põdemist, mul kuidagi õhk saab järsku otsa. Nii et mu suu veel räägib, aga õhku ei tule peale ja siis tule häält ka. Ja tunnen peod igistavad ja mõtlen, mis värk toimub, on ju, Anu, mis suga lahti on, et mis viga. Uus lektor oli, eks ju, oli vaja ju vanast harjumusest muljet hakata jätma, ei ole vaja mingit muljet jätma. Ja siis ma hakkasin veel mõtlema,
aga et kui siis nagu ma räägin midagi näiteks valesti, mis on ka ju hirm inimestel, aga so what, nad on kõik must Zoom'i kaugusel ja kui keegi äratab nagu mingi küsimuse minu tegevusest, on ju, miks sa nii rääkisid või me ei ole nõus, siis mis saab olla parem, kui sa võtad sõna ja keegi hakkab aktiivselt sinuga rääkima sel teemal või näitab mingit teist maailmapoolsust. Ja lõpuks ma pidingi siis ennast ravima iseenda õpetustega, et no, kuidas sa saad oma hingamise tagasi, kuidas sa oma sõnumit hoiad nagu meeles, et see sul käest ära ei lähe, et sa jõuad sellega lõpuni. Et siuke huvitav 3 kõne tekkis mul, et üks on see, mida ma räägin ja ma vaatan ennast kaamerast, kui rahulik ja kõik on hästi. Ja see on see üks ahv sinulal on ju, kes kogu aeg õiendab, kuule, et nagu, et äkki läheb ikka täiega pekki. Siis teine ütleb siit kõrvalt, et kuule, ei ole, hinga on siuke, et nii huvitav oleks välja kirjutada, mis siis tegelikult meil psüühikas toimub sellel hetkel, kui see turvapind kaob ära. Ja me ei ole mingiks valmis, et mingi ootamatult situatsioon muutub. Ja see hästi põnev ja see treenibki selleks, et sa saaksid hakkama igas olukorras. See viib meid selle teemani, mida paljud kogevad ka tööl, on esinemishirm. Et ma mäletan ise oma esinemisi, kus ma pidin minema kokku võtma siis oma üksusest mingit tulemust või strateegiat ja esinema siis juhtkonnale või juhatusele. Värised seal ukse taga ja siis seal sees veel värised ja et see esinemishirm ja mitte sellele, et sa pead konverentsi lavale minema, sa pead lihtsalt oma kolleegidest rääkima või sa pead oma suguvõsa jõululauas tegema kõll ja tõusma püsti ja juba sul on siuke tunne, et sul on põlved nõrgad ja süda on paha ja kõht on lahti. Kust see tuleb, kuidas sellest lahti saada? No absoluutselt, see on ju kõige suurem hirm, mis ongi, sest me kardame hinnanguid, me kardame neid varasemaid selliseid positsioone. Kui sa oled juba kusagil mingis seltskonnas ennast kellegina tõestanud, siis on lihtsam, kui sul on seda kindlus olemas. Aga näiteks pereseltsis on väga raske, kui sa muudad midagi. Sa oled kogu aeg see lapse rollis või oled, ma ei tea, abikaasa rollis, et need rollid on juba paigas ja väga raske on tulla välja mingi uue asjaga, sest sa ei tea, kuidas nad reageerivad. Mul oli muideks, kui mina alustasin oma peres jõulukõnede nii-öelda läbiviimist, et kas enne söömist või siis kingituste jagamise ajal, et tänada neid inimesi, siis esimene aasta oli küll, et kuule, lolliks oled läinud või? Ole nüüd normaalne, hakkame sööma, kartul jahtub ära. Mida siin veel siin räägid, on ju? Aga nüüd on asi muutunud. Ma vaatan, et valmistatakse vaiksed mõtted ette ja mingi lugu, mis on tulemas ja eelmine kord mul ema tegi väga põneva avangu, nii et meil muutus see jõuluõhtu täiesti nagu jagamiseks. Selliseks jagamiseks, mida aasta jooksul ei juhtu. Ja muidugi see närv tuleb sisse. Esiteks kardetakse hästi palju teha mingit faktiiviku. Siis võib olla ka see, et seal on mingid suhetega mingid asjad, on ju. Et nagu midagi oli võib-olla enne just juhtunud ja ei tea, kas siin tohid öelda või ei tohi öelda, et neid asju on niivõrd palju. Mida teha, ongi see, et fokuseeri, miks sa oma suu lahti teed, mis on see sinu sõnum, mida sa tahad öelda, mis on see seisukoht, mida sa tahad jagada ja jää kindlaks sellele. Ma võib-olla lisaks siia, et ma ka uurisin natuke seda esinemise hirmu teemat ja üks asi, mis minu vaatevinklit veel nagu mõjutus, oli see nägu kõlab tuttavalt saada. Ja kui sa nüüd ütlesid, et tegelikult see ärevus või see hirmuken on alati, et kui seda ei ole nimelik. et ei peakski sellest nagu väga lahti saama, on ju. Ja teine asi on, mida mina ise kasutan, on see, et ma ei fokusseeri endale, et ma fokusseeringi nendele, kes mul seal saalis on, panengi tähelepanu sinna, sellepärast, et ma nende pärast tulin või nende jaoks tulin, on ju. See on mul ka aidanud nagu rohkem seda perspektiivi kuidagi ja seda rahu nagu luua enda sees, on ju. Aga jah, põhiline on see, et hirm polegi üldse nagu vajalik lahti saada, et nimelikud ta ei ole. Hirm on 2 korral. Üks on see, kui sa nagu üldse ei tea, mis saab. Hirm on see, kui näiteks sul on paar tuhat inimest, kes võivad saada vallandatud, kui sa juhatuse koosolekul ei tee väga kindlalt selgeks, miks see võiks olla teistmoodi. Aga see väike närv on väga hea asi, sest meil on oluline, et see, mida me tahame öelda või teha, et see läheks hästi. Ja see, kui seda närvi ei ole, siis tegelikult peaks uue eriala valima. Siis peab midagi muud tegema. Kui asju tehakse juba ilma sellise väikese ärevuse või elevuseta, siis see on igav. See on juba tagasiminek. Et pigem siis avasta maailmas midagi uud, et õppida midagi uut. Panna endast uude situatsiooni ja nii edasi. Kus väike stress ikkagi sisemine on. Jaa, see on hea. Ja ma ka usun seda sama. See hoiab seda õiget energiat.
aga jah, siin tulevad muidugi mängu need teiste inimeste arvamused ja hinnangud ja see on juba, ma arvan, niisugune enesejuhtimise ja sisemise taipamise teema, on ju, ja endale teadvustamine, et nad tegelikult ei ole olulised, need lood, on ju, et oluline on ära teha see, milleks sa oled siia tulnud, on ju, et see, ma arvan, toetab sedapidi ka meie kõnelemise kohta, on ju. Sul on jälle nagu väga head vihjed. See esimene faas on see, kus inimene on väga hädas iseendaga. Kuidas mul läheb, mida nad ütlevad, kõik see fookus on mina. Ja tihtipeale panete ka tähele, see sõnum on mina. Sellest hetkest, kui toimub see shift ja inimene on valmis, et ma räägin neile. Ja kui juba ühe inimese jaoks näiteks konverentsil, see läheb korda ja tema elus midagi muutub. Super. Kõik on nendele, me oleme andjad seal, me ei ole eneseimetlejad. Ja te tunnete ära need, kes on eneseimetlejad, kes nagu kõik räägivad, mis nad kõik on teinud ja millised positsioonid ja kuidas seda peab rääkima, aga seda saab rääkida ka teisel kujul. Niimoodi, et see on nagu lihtsalt lisainfo. Ja kui näiteks, see on ka nagu meediakoolituse üks osa, et kui näiteks laval on 2 inimest, ja siis läheb üks ja räägib, kui kõva ma tegija ma olen, mida ma kõik olen teinud ja räägi sa siis aga midagi, on ju. Siis on see, et tegelikkuses ta teeb endale karuteene. Publik võtab hoopis poolehoiu selle inimese suunas, kes jäi tahaplaanile. Nad on laval, nad on partnerid. Palju kihvtim on see, kui teine räägib teise kohta. Ta tõstab teisi ja tegelikult kõigil emotsionaalne niisugune nivoo tõuseb, sest see on nagu imetlusväärne. Et Eestis on kahjuks väga palju selliseid halbu ütlemisi, et kes see kassi saab paika, siis kergitab, kui mitte kass ise, või lapsed räägivad siis, kui kanad midagi teevad, on ju, et see on nagu niisugused halva kõlaga asjad, et sellest me peame üle saama. Me peame väga kindlalt teadma, mida me oleme elus saavutanud, kes me oleme ja mida me tahame. See on nagu kõige põhjus. Nagu, kui seda sul ei ole, siis sellega peab tööd tegema. See on nagu see platvorm, kus me seisame. Aga teine on siis see, kus sa lähed nagu üle piiri juba. Hakkad nagu ennast imetlema. Ja seda tavaliselt inimesed ei armasta. Nad uhkustajaid väga ikkagi ei armasta. Et meil on Eestis ka, nagu võitleme üldse nagu maailmas on see ütlemine, et ma olen uhke selle, teise ja kolmanda üle. See on hea, et sa oled uhke millegi üle. Ma tean, et ühest podcastist, ma arvan, et see oli Annika podcast, Oomika podcast, mida ma soovitan kuulata kõigil, kellel on vähegi nagu huvi, sellise nagu kergema või sellise nagu elusama elu suunas. Ütleski, et no vot, nüüd tuleb see hetk, kus nagu läks nimi, võttis terve tähelepanu ära ja nüüd ma pean küsima, mida ma rääkisin, on ju. See oli, mille kohta see oli, kes kuulab elusamat elu kohta? Ja kes tahab nagu elusamat elu elada. Et Oomika podcast on see, mida ma väga-väga soovitan. Läheme edasi. Ma tulen korra tagasi, sest ei mõtle välja seda praegu. Ikka paber peab olema laua peal, et panna sõnasaba kirja. Jaa. See oli armas, see on loomulik. Jaa. Tuleks selle juurde, kui me räägime siin ka juhtimisest ja me podcasti pealkiri on juhtimine juhtimiseta, on ju. Ehk et see sama hirm ei juhiks meid, need lood ei juhiks meid, ehk et mõnikord on ka meil see lugu sellest, et kui me läheme midagi presenteerima või esinemist tähendab, meil peab olema hirm, ehk et juba see hirm ja see lugu juhib meid. Ja meie kuulajate peale ka mõeldes on olukordi, kus ma tahaks minna mõnele autoriteedile või juhile antud hetkel tagasisidet andma. See justkui ei ole esinemine, see ei ole avalik esinemine, aga see on oma sõnumi andmine kellelegi, kellel on õigus või võim justkui minu üle. Ja mulle tuleb, need on ka need olukorrad, kus selle sõnumi selgust on vaja nagu ette valmistada. Mitte lihtsalt minna peale, et kuule, ma nüüd tulen ütlema, tead, ma ei ole suga rahul või ma ei ole rahul palgaga või töötingimustega või teise, kolmanda, neljanda, viienda asjaga. Või ma pean ette valmistama, et mis on see sõnum, jälle kuulajate ette valmistama, kui me räägime juhtide juhtimisest, nagu ülespoole juhtimisest, väga tihti juhtimises räägitakse allapoole juhtimisest, aga ülespoole juhtimise puhul on oluline arvesse võtta, et aga mis mõjub sellele tasandile? Tihti mõjub sellele tasandile numbrid.
mingisugused analüüsid, mingisugune suurema pildi esitamine, kus väike osa võib suuremat pilti mõjutada ja see juht peaks ette valmistama seda. Et mis on sinu soovitused minna juhtima oma juhti, kui sul on mingisugune sõnum, mis on kriitiline tema suunas või organisatsiooni suunas või organisatsiooni tehtud valiku suunas. See on ka samamoodi esinemine. Jaa, just. Igaks tagasisideks on aeg ja koht. Kui ta tuleb kusagilt lava pealt, siis tavaliselt on või televisioonist või kusagilt, kus on palju vaatajaid ja siis ta on habras, et kohe mitte kindlasti minna tagasisidet andma. Pigem sellel hetkel vajab inimene tunnustust. Ja siis küsida mingi hetk hiljem, et kas tal on soovi natukene sel teemal rääkida, et mul tekkis selle kaudu mõtteid, et mitte kohe rünnata. Meil tehakse väga palju just seda, et minnakse kohe nagu põmdi rusikaga ninasse. Ja see tuleb natuke meil kultuurist, meil ikkagi arvatakse, et aeg on raha ja tuleb ruttu rääkida, aga nüüd kui ma olen saanud palju rohkem kogemusi maailmas ringi kõndides, nagu mul tundus, et ma oskan juba rääkida ja mul tundus, et ma ühte koma teist juba tean, siis tegelikkuses on see maailm ikka väga-väga suur nende käitumismustrite ja tagasiside andmiste ja suhtlemise osas. Ja mul praegult ees on just minek Indiasse ja ma tean, et mulle üks sõber Bangladeshis, mis ei ole küll India, on kõrval, aga ütles, et issand, kui ebaviisakas sa oled. Ja ma olin täiesti, vaatasin silmad suured, et mis mõttes, et ma omast arust ma ikkagi olen arvatavasti viisakas vähemasti. Aga ta ütles, et sul puudub see harjumus, et enne mingi teema sisse toomist sa annad soojendust. Sa lähed kohe asja juurde ja seda me siin Põhjamaades teeme, minu meelest Rootsis isegi veel rohkem. Et see, mis meile on tundunud nagu small talk ja siuke nagu mõttetu aja raiskamine, tegelikult see ongi kogu aeg nagu kraadimine. Kas on see hetk, mida me võime nüüd ära kasutada selleks, et tekib mingi progressiivne tagasiside kellegi jaoks, mis toob reaalselt kasu. Sest kui see läheb pinnases valesse kohta, siis see tekitab vastupidi nagu vastureaktsiooni. Nii et kõigepealt väga-väga kompida, mis olukorras see inimene on, kui palju ta suudab vastu võtta, mida ta räägib nende kohta ja kas seal on mingeid sidususi, kuidas ma saan selle asja üle võtta ja ka anda võimalust arvamust avardada, mitte teha kriitikat. Sest nii palju, kui on inimesi, nii palju on arvamusi, aga nüüd tuleb vahele kultuur, elukogemus, vanus, kes kus asub oma mingil pedestaalil. Et see on väga peen kunst, tagasiside andmine on väga peen kunst ja väga paljud seda ei valda. Aga see on jällegi tuleb kogemusega ja minul on endal kogemus väga paljudes žüriides olemisega, et on see siis muusika või on see kõnelemine, et näiteks ma mäletan, et kuskil mingis muus situatsioonis ma nägin ühte teist žüriid andmas tagasisidet ja ta andis tagasisidet inimesele, et sul on väga kõri peal hääl. Ja inimene ei teadnud, mis see kõri peal üldse tähendab ja ta läks nagu täiesti paanikasse, et kas on kole või kas on nagu ta ei tea ja muidugi tal oli natukene küll probleeme sellega, aga sa ei saa talle lihtsalt paisata näkku, et sul on kõri peal hääl, teine ei rääkinud enam mitu nädalat mitte midagi, sai sellise šoki ja kui sa juba hakkad kriitikat tooma, siis sa pead leidma ka ja nägema neid lahendusi, et sa oled abiks aitama. See ei ole nii, et kõik pallid lükkame ka teise väravasse ja nüüd me siis ongi kõik hästi, minu käed on puhtad. Et me oleme siin kõik mingis rollis siin selles maailmas ja keegi ei saa üksi hakkama, meil on ümber nii palju neid inimesi ja üks oskab ühte asja, teine oskab teist asja, aga koos eksisteerides läbi sellise meeldiva kommunikatsiooni või kultuuri me saame palju paremini asju loodud. Ma mäletan, kui mul endal oli suur festival juhtida, siis ma ei teadnud tegelikult festivali juhtimisest mitte midagi. Ma olin ainult näinud ja ma olin saanud mingid stipendiume ja ma olin kogenud niimoodi kõrvalt, aga et ise juhtida. Ja mul kuidagi on endal see sees, et ma usaldan inimesi, võib-olla natukene liiga palju. Ja ma sain aru, et mina olen ainult üks pea ja minu ümber on nii palju teisi päid, kes igaüks on andekas väga mitmel alal.
Ja siis ma sain aru, et mida rohkem vabadust ma neile annan, seda paremad saavad olema tulemused, et see tulemus tuleb kordades põnevam, meeldivam ja see koostöö on hästi äge. Aga ma pean olema nii palju seal ees, et ma juhin neid. Ja juhin neid läbi emotsiooni ja faktide. Et kas on siis... Kokku peavad saama süda ja Just, pea. Me oleme loogikaolendid ja armastusolendid. Just. Mõlemad koos. Jah, väga ilus. Minu arust väga üks asi, mida ma olen täitsa tähele pannud, mis sa täna teed on ja mis on ka oluline silmas pidada igasuguses ka tööalases suhtlemises ja kõnelemises. Sa vaatad meile mõlemal otsa enam-vähem võrdselt. Ehk et mõlemad, ma arvan, et me tunneme, et sa räägid minuga. Ja see on hästi oluline, sellised hästi väiksed nüansid, mida ei panda tähele ja ma näen ka juhtidel meeskondadega töös, et ma vaatan otsa kellelegi, kes on nagu turvaline või see minu mingi siseringi kuuluv inimene, siis vaatan talle, aga vaata, väldin seda, et see Reelika vaata kogu aeg on selline nagu kriitiline ja ma ei taha otsa vaadata, sest võib-olla ta vaatab mingit sellise, Reelika muidu ei ole, aga et sellise näoga vaata, et ta vaatab, on ju. Ma pigem ei vaata tal otsa, on ju, et ma vänin endale mingid turvaisikud. Alguses võib olla see kasulik, aga tegelikult su sõnum ei jõua kohale nendele, kellele see peaks tegelikult kohale jõudma. Ehk et see kunst, mida täna ka mitu korda käinud läbi, see kunsti sõna, et sinu kodulehel oli minu arust väga ilusti öeldud, et ärimaailma kunstiline puudutus või midagi sellist. Ehk ka see kõnelemise, rääkimise, enese väljendamise osa on kunst ja sellega puudutada oma inimesi, kes su meeskonnas on või kes su kolleegid on ja seda kunsti niimoodi õppides, kunstis ei ole ka õigeid ja valesid, me oleme rääkinud täna küll mingisugustest tehnikatest, aga siiski ka kunst katsetada ja teadlikult märgata, et sellel kõnelemisel ja oma seda sõnade seadmisel on oluline mõju inimestele. Ja võib-olla see võiks olla selle nagu tänase episoodi nagu üks üleskutse minu meelest, et me hakkame märkama seda, mitte me ei tee automaatselt. Ja selleks on päriselt kõnelemistreenerid olemas, kes aitavad sul neid asju lihvida. Mul tuleb siin meelde see kuulus sõna abracadabra. Ehk et kui sa mõtled kas siis esinejana või juhina või sõnumi edastajana sellele, et nii nagu ma ütlen, nii on, et sõnadel on tegelikult tohutu jõud ja mõju, on ju. Et mis on see, mida ma siis tegelikult välja annan, on ju, mis vaibi, mis energiat, mis kavatsust, on ju, ja ma arvan, et see aitab ka vägagi meie tempole, meie toonile, meie siis sõnavarale, kõigile väga palju kaasa, on ju, et mind on see alati nagu toetanud, on ju, et sõnad loovad samamoodi nagu meie mõtted ja meie tunded. Ja üks koht, mis mulle siit veel meie vestlusest jäi kuidagi kõlama, oli see, et mida ma olen kuulnud omal ajal vestlustel, jätke need emotsioonid välja, see on nii emotsionaalne, ehk et nagu väga sageli on kartus ja hirm juhtidel neid tundeid siis ja neid, kuidas ma ütlen, siis reaktsioone, mis tekivad kuidagi nagu hallata, on ju, et need, pigem ärge neid öelge, et räägime ainult nagu faktidest, aga see ei saagi sellist südame nagu või sellist kogemuse, tundekogemuse nagu nii-öelda kogemusest rääkidagi, on ju, et võib-olla see on esimene koht, et kus ma kogu aeg ütlen, et emotsioonid on vale, et me ei peaks emotsionaalsed olema, ometigi me kogeme elu küllalt läbi emotsioonide, on ju, et proovi sa teisiti. Et võib-olla anda siia see selline märge juurde, et kui palju sa kuulajana ise seda emotsiooni nii-öelda siis ja emotsionaalsust maha trambid ja valeks pead, on ju, et see ei peaks nagu just olema. Tal on oma koht, on ju. Anu, kui sa mõtlesid, et sa tuled meie siia podcasti juhtimiseta, et mis sa mõtlesid, et mis peaks jääma kõlama siit? Minu esimene mõte oli üldsegi see, kui ma vaatasin juhtimiseta, täpselt nagu mina. Et mul on nagu... kui ma algusaastatel hakkasin juhtima suuremaid üksusi või kui olin rahvusvaheliselt mingil teise festivali ees, kus on teised kombed, siis ma ei saagi tegelikult aru, kuidas ma neid inimesi juhtisin. Aga ma tean, et ühe korra, kui läks päris rappa üks festival oma eelarve koha pealt, siis mulle tehti tugev soodustus rendi osas ainult tänu sellele, et see juhtimisstiil oli nii meeldiv, et kui inimene läks minu meeskonda vaatama, kuidas nad väga kriitilises olukorras üksteisega käituvad, kuidas nad üksteist toetavad ja kui nalja ja naeruga see asi käib, siis ta ütles, et mul ei ole mingit probleemi teha siin kõva allahindlus. Nii et see oli midagi, millega ma toimetasin ja juhtimine juhtimiseta, et ma olen täna jõudnud palju rohkem sellesse kohta, et me võime küll juhtida ja teha plaane, aga midagi tuleb ikkagi jätta nagu juhuse hoolde ka.
ja väga kuulata, sest nagu oli kirjas, me rääkisime ka tehnikatest, eks ju. Õige tehnika valel ajal on täiesti katastroof. Et selles mõttes siis see tehnikat parem, kui ei oleks üldsegi mitte olemas. Ja juhtimine juhtimiseta ma ikkagi tooksin selle sama mõtte, mida ma alguses ütlesin, et kui sa selles juhtimisprotsessis suudad tulla sellest suurest kaosest mingisse selgusesse, kui sa jõuad sellest pinnapealsest võbelemisest natukene sügavusse, siis sa jõuad ka igasugusest ärevusest armastusse ja läbi armastuse asjad liiguvad palju paremas vormis. See võib tunduda kuskil korporatsioonis või mingis suures firmas väga nagu imelik kuulata, niisama see emotsiooni teema, mis tuli. Mina tulen kunstimaailmast, kus emotsioon ongi see, mida me ju loome. Ja samamoodi dirigent ju juhib kõiki neid inimesi. Neil võivad olla imehead instrumendid, aga kui dirigenti käsi on väga kehva, siis nad ei tee nende instrumentidega mitte mingit imet. Kui neil on kehvad instrumendid ja dirigent on suurepärane, siis mängivad ka need väga halvad pillid väga hästi, sest inimesed annavad nagu viimase. Ja see ongi nii huvitav, kuidas ühe puhul inimesed annavad kõik välja, mis neile on ja ei ole ka. Ja teise puhul jääb asi pinnapealseks. Nii et see juhtimine juhtimiseta nähes ikkagi seda materjali, neid inimesi enda ees ja tehes asju, mida sa armastad sellel moel, et kõik tõnnavad rõõmu. Ma olen täiesti kindel, et see võit võimalus on alati kuskil õhus olemas. Ja see juhtubki siis, kui on juhtimine ilma juhtimiseta. Ma sain praegu tänu sinule siin, et juhtimine juhtimiseta juhtub. Juhused juhtuvad. Ja armastuskorporatsiooni ja organisatsiooni maailmas on pühendumine. Pühendumisuuringud on sisuliselt armastuse uuringud ju. Et armastus on ju otsus pühenduda. Üks aspekt, üks viis seda defineerida. Nii et aitäh, et sa tõid pühendumist täna siia nende kõnelemisoskuste arendamise osas, mida sina arendad inimestes. No rõõm on väeldamatult minupoolne, sest kui ma näen, missugune potentsiaal on inimestes ja kui läbi kõnelemise see potentsiaal ei lähe mitte diagonaalis üles, vaid läheb peaaegu niimoodi hopsti, otsejoones ülespoole, kui need tulemused hakkavad tulema. Ja see laieneb, sest juhi kõneoskus on hästi oluline just sellepärast, et temast saab ju alguse kõik see kultuur, mis firmas on. Ja kui tema on hea, siis ülejäänud ka püüavad selles valguses. Juht ropendab ka terve seltskond. Absoluutselt. Ma korra küsin viimase küsimuse, et see, kus sa seda kõnelemist oled nüüd õppinud ja kõik edasi, et meil on ju tegelikult oma sisemine kõne ka, sõidad autoga ja peas muud, kui keegi räägib, kuidas see nii-öelda siis vestlus ja kõne on muutunud? Oled sa seda tajunud ja tunnetanud? Ja, ma olen õppinud, see on väga suur eneseareng, kogu see teema, kogu see teekond ja tuleb lihtsalt ennast väga hoida. Mitte keegi meid ei hoia, ka mitte Jumal, kui sa ise ennast ei hoia. Et see enese areng on sisekõne osas ka väga oluline ja seda saab ka muuta. Ja hea ongi alustada sellest, et märgata, mida ma siis üldse endale räägin. Rääkida endaga täpselt sama ilusasti, nagu me väljapoole räägime, on midagi, mille kohas praegu mina olen. Ja ma olen aru saanud sellest mõjust ja ma näen, kuidas enda elus nagu nii-öelda see kindluse heaolu tunne on tekkinud just sellest kõnest, kuidas ma sisemiselt räägin. Et enne ma hästi palju panin väljapoole, hoolivalt rääkisin, aga sisemine kõne oli ikkagi kuidagi väga kummaline. Aga praktiseerida täna seda samat lugu ka ja kõnestiili endaga on ka mind väga palju toetanud. Jõudsime armastuse juurde tagasi. Ma arvan, see ongi kõik, mis me oleme või on. Et ma arvan, et sellest hinge kohast ja sellest armastuse kohast ongi ju tegelikult lahkus, on tegelikult hoolimine, on tegelikult nagu hoidmine üksteise oma, et kui me sellest kohast toimetame oleme, siis me oleme alati nagu südames. Kui me nii-öelda siis oleme mõttetasandil, siis on need väga suured võib-olla isegi kriitikat palju on ju ja võib-olla hukkamõistu ja hinnangulisust on ju, et mina nagu tabasid seda ära, aga kui su mõistus teeb lõpuks südamega koostööd, siis lugu peas muutub ka teistsugusemaks. Et sa näed, et sa ei ole enam nii hinnanguline endaga teiste osas ja sa päriselt mõtled juba ilusamaid mõtteid iga päevaga, on ju, sa ei suru ennast mõtlema, vaid need tulevad juba loomulikult, on ju, et see on minust selline ilus koht. Ja sealt edasi juhtub ka veel see, et sinu juurde hakkavad jõudma need inimesed, kes on üsna samal vaibil. Jah.
aitäh, et me oleme üksteise eludesse siin jõudnud ja aitäh, et sa meid kuulasid ja vaatasid, kui sa meid vaatasid YouTube'ist ja kohtume juba järgmises episoodis. Aitäh sulle, Anu. aitäh teile ka. Ja aitäh, Reelika. aitäh, Ivar. Tšau. Tšau. Tšau.